Uuringud näitavad, et laulmine parandab inimese enesetunnet. Kuigi beebi ise veel laulda ei oska, meeldib talle väga, kui ta vanemad talle laulavad. Stiina ja Anne tulid Meero muusikusse, kus täna toimub beebide laulmistund koos õpetaja Nele Rossiga. Ja hakkame meie alguse lauluga peale, selline tore hei hopsti lugu, et siis hüpitame seal süles toredasti. Emme süles, milline part jaksab, kui kõrgele tõusta? Hei hopsti, nüüd algab mängutund. Hei hopsti, nüüd algab mängutund. Pardike tahab paiga saada. Tere väikene laululinnukene, kas sa teed pai minule? Tere väikene laululinnukene, kas sa teed pai minule? Mida teeb väikene Liisbet? Kalli. Joo, suured kallid, kallistab väikene Liisbet. Kallistab väikene Liisbet. Tubli. Mida teeb väikene Anne? Mida teeb väikene Anne? Hüppab väikene Anne. Hüppab väikene Anne. Lapsele laulmine pole lihtsalt tore ajaviide, vaid see ka arendab last. Esiteks tahab laps kuulda oma vanema häält ja sealjuures pole oluline, kui hea on vanema viisipidamine. Oma ema või isa hääl on turvaline, tuttav ja oma ning selle kuulmine tekitab lapses alati häid emotsioone. Teiseks, kuna lauldes me hääldame sõnu välja silphaaval, aitab see kaasa lapse kõne arengule. Kui laulmisele veel liigutused lisada, on see hea nii tema füüsisele kui ka rütmitaju tekkimisele. Kindlasti ei maksa karta, et see viisipidamine ei ole siin nii tähtis, et muidugi iga laps tahab kuulda oma ema või isa häält, aga siis tunnis võib ju rahulikult siis kuulata, mis õpetaja teeb, omandada siin need laulukesed, tantsukesed ja teinekord ka liisusalmid, et siis kodus neid sobival hetkel lapsele laulda ja teha, et siis kui kardate muud kriitikat, et ei ole mõtet häbeneda ja lapsed on väga tunnevad rõõmu üksteise seltsis olemisest ja väikeste rütmipillide mängimisest, et ei maksa karta, kõik on oodatud. Nüüd on meil väike plaan siin jagada midagi siit korvist, kas sa tuled emmega siia vaiba peale istuma? Nii, vaata, kes meil siit välja tulevad täna. Oi, pesikesed väiksed, kes saab esimesena jaole? Ossa! Laura võttis konkurentsitult. Laps võib võtta pardikese oma kätte ja me natukene kätega lendame ka. Prääks, pardike, prääks, pardike, prääks, pardike, lendab kõrgel taeva all. Ja lapse kätega ka veel levitame. Nii, väiksed või suured tiivad. Part on muidugi... Mingisugust erilist ettevalmistust beebide laulutundi tulek ei vaja. Peaasi, et te mõlemad olete mugavalt riides selleks, et ka pisut liikuda. Nagu ikka kõikide beebiringide puhul, on hea, kui beebi on eelnevalt süüa saanud ja piisavalt maganud. Aga loomulikult läheb vahel teisiti ja kui tuleb poole tunni pealt lapsele süüa pakkuda või hoopis mähet vahetada, pole sellest midagi. Edasi jälle. Meie kooli saab tulla 4-5 kuuselt, aga on kindlasti kohti, kus ka 2-3 kuuselt juba käiakse koos ja lauldakse hällilaule rohkem, kiigutusi, paitusi, silitusi. Aga iga aeg on hea alustamiseks, kui ema ise tunneb, et ta on juba oma lapsega saanud hea kontakti ja laps on peres juba harjunud, et siis võib tulla teistega tutvust tegema ja muusikat nautima. Beebide lauluringis käivad kuni aastased lapsed ning hiljem on võimalik jätkata juba suuremate laste laulurühmas. Annele meeldib ja teised õpetajale väga meeldib. Ja mulle ka just selles mõttes meeldib kohal, et seal teisi emmesid, kellel on umbes sama tunnetud. Oskusi tuleb ikka juurde, et kodus pillidega mängimine, kõristamine ja toese muusika, rütm võib olla ja selline... Minule meeldib, saab teiste emadega rääkida. Talle ka meeldib, saab kodust välja.
Lastele ka kindlasti huvitav teisi beebisid näha, et kuna tutvusringkonnas ei ole neid palju, et siis Kertu käis ükskord isegi isaga tunnis, et meie olime kõik emadega ja siis Kertu oli isaga. Ma olin haige siis ja tema suurim hirm oli see, et tema ei oska laulda. Aga väga hästi sai hakkama lapsega. Ma ei tea, kas ta laulnud, ega ta vist ei laulnud ise, aga lihtsalt... See ei ole üldse oluline, et see on lapsele endal ja lõbus. Tõesti, hoolimata sellest, et sel korral vaid emad kohal olid, on alati ka isad oma pesamunadega väga oodatud. Ma vaatangi, et positiivne trend on, et täitsa oleme rohkem näinud isasid, et on rõõm sellest, et isadel on ka rohkem aega titade jaoks ja on ka vanaemasid ja hoidjaid, kuidas kellelgi sobib, et igal juhul, kui lapsel on turvaline isik kaasas, siis on tal hea ja ta naudib seda muusika tegemist siin. Tipp-tapp, lähme koju laulud kaasa võtame, enne veel kui lehvitame, kõike head teil soovime. Aida, paardikese pai kõigile veel. Kõik emmed ja beebid läksid täna küll hea tujuga koju. Lauldud laulud endiselt peas kõlamas. Järgmises osas räägime, millised on põhimõtted, kui hakata beebile lisatoitu pakkuma. Iga päev on millegi uue algus, selleks, et miski meie tugevate tšempionite ja võluvate printsesside igapäevaseid saavutusi ei häiriks. Uutel Huggies Ultra Comfort mähkmetel on eriti pehme ja sekunditega imav kiht. Meie kõige kuivemad mähkmed tüdrukutele ja poistele.